tubli poiss, tubli poiss, tubli poiss. Tere! Mul on rõõm sind tervitada. Levinud on arvamus, et kui me ei tee pikalt ja tugevalt suuri pingutusi tehes treeningut, siis see ei ole üldse kehale nii-öelda korda minev ja me jätame üldse liikumise ära. Isegi kui sul on 5 minutit, 10 minutit ja sa saad ennast liigutada rahulikus tempos ja võib-olla sul ei ole üldse energiat sellel hetkel. Aga kui sa annad natukene mingisuguseid liikumisi oma kehale, siis su kehas paraneb verevarustus, hapnik jõuab kõikidesse rakkudesse ja see annab sulle energiat juurde. Võib-olla sa ei tunne kohe seda energialaengut, aga kui sa igapäevaselt liigutad oma liigeseid erinevates suundades ja annad oma kehale liikumist, mida ta nii väga igatseb, sest et see on tema loomulik olek, siis sa tunned mõne aja möödudes, kuidas sinu uni paraneb, sinu toiduvalikud muutuvad su kehale paremaks ja energiat andvamaks ja sa tunned, kuidas sa ise muutud rahulikumaks ja võib-olla tuleb sul siis energiat ja sa leiad seda motivatsiooni, et teha ka natuke pingutavamaid ja raskemaid treeninguid, mis siis tõstavad su vastupidavust rohkem, sa saad tugevamaks ja painduvamaks ja nii sa tasapisi astud sammu selles suunas, et sinu keha muutubki sitkemaks ja sa tunned, et sa tuled toime paremini erinevate igapäevaelu toimetustega ja kui sa siis otsustad võtta ette väljakutseid näiteks matkama minekuks või pikemateks kõnniringideks või hakkad ennast jooksuga harjutama, siis sa oled juba valmis ja tere tulemast Villile ka siia. Ja kui sa vaatadki loomi, siis loomad pärast seda, kui nad on pikutanud, tule siia, Villi, tule siia. Ei tule. Pärast seda, kui loomad on pikutanud, siis nad venitavad ennast ja nad ikkagi aeg-ajalt liiguvad, nad ei ole päris 24 tundi ühes asendis. Nad vahetavad asendeid ja nii ütleb ka meie keha meile. Kui meil on vaja asendit muuta ja siis ongi meil ka vaja ennast liigutada ja järgmine asend on alati parim asend. Ma kutsun sind täna endaga koos natukene liikuma ja just kogema seda, et ka sellised kerged, mõnusad liigutused, mis tunduvad täiesti mõttetud olevat, mis ei anna isegi nii-öelda trenni mõõtu välja meie tavamõtlemisviisis, siis see annab ka meie kehale nii palju juurde ja mitte ainult kehale, vaid ka meie vaimule. Me esiteks tunneme, et me oleme midagi iseenda jaoks ära teinud, me oleme ennast ületanud ja meie keha tunneb ennast vabamalt ja meil tekib rohkem energiat juurde ja suu on rohkem naerul. Ja me oleme iseendaga paremad seltsilised ja samuti teistega. Sul ei ole vaja matti. Sa võid väga tavalistes tingimustes harjutusi teha, võid panna vaiba peale rätiku, keerata voltidesse, fliisteki või mina olen pannud ka endale kuskil matkal või ka reisidel lihtsalt paksema kampsuni või jope selja alla, et mul oleks pehmem harjutusi teha. Aga tule siis minuga kaasa nii, et sa võid minna kohe 4 käpukile
Ja kui sa tead, et sul on randmed valusad või hellad, siis teeme siia kohe randmeringid ka ette. Nii et soojendame alati liigesed, lihased ilusti kenasti üles, et me endale liiga ei teeks. Ja kui sul ongi jäänud pikk vahe treeningutes, liikumises, sa oled täiesti algaja, sa võib-olla pole mitte kunagi teinud trenni või võtnud tõesti liikumist oma elu osana või sul on jäänud pausid sisse, siis tule minuga kaasa ja anname oma kehale jälle selle tunde sisse, mis see tähendab, et me natukene liigume ja just nimelt, et sa saaksid selle kogemuse, et ka lihtsad, mõnusad liikumised on nii palju mõju avaldavad. Mine nüüd 4 käpukile ja kui see asend on sul ebamugav randmetele, siis pane käsi rusika peale. Ja tunneta oma keha nii, et sul põlved on puusade all, käed on õlgade all ja kui põlvedel on valus, pane siia pehmendus alla siis kas rätiku või kas või madala padja näol. Nii, ja võta siit kohe hingamine juurde, ehk siis hinga oma loomulikul viisil sisse ja hinga loomulikul viisil välja. Hinga taas sisse, tunne, kuidas roidekorv avaneb. Ja nüüd välja hingates luba oma kehal minna õlgade vahele, proovi jätta käed nii sirgeks kui võimalik ja sisse hingates lükka tagasi oma keha lae poole. Välja hingates tõmba abaluud tagant kokku, sisse hingates jälle üles ja tunne, et sa saad mõnusasti siin õlgade vahel oma keha liigutada ja seo see liigutusrütm oma hingamisega. Teeme ühe korra veel. Ja nüüd välja hingates keera alaselga endal pikemaks, nii et su häbemeluu osa tuleb veidi siia ette lõua poole. Lase lõug rinna peale rohkem ja siis sisse hingates tule veidi ettepoole. Ja keera oma vaagen, nii et saba vaatab põranda suunas, lase kael vabaks lõug rinna poole ja tuled natukene ettepoole. Ja luba oma seljal liikuda ja lülisammas koosnebki liigestest ja liigesed on loodud liikuma. Ja tule tagasi. Nüüd luba minna seljal ühele poole siit puusade ja õlgade vahelt ja teisele poole, ehk me liigutame külje suunas. Tõmba üks õlg ja puus rohkem kokku ja teine pool kokku ja tunne, kuidas üks külg pingutub, teine saab venituse ühele poole keha ja teisele poole. Ja jälle hingad ühes liigutuses sisse ja teises välja. Jää hetkeks siia, mine seljaga nõgusamaks, nii et su kõht läheb põranda poole, lükkad teise külje pealt läbi ja lükkad selja üles. Ja me saame külg suunas ringid. Jäta oma käed ühe koha peale, põlved ühe koha peale ja luba kaelal kaasa liikuda. Ja teeme teistpidi ka, jääd siit üles või just sinna, kus sina oled ja teed teistpidi ringi, käies küljed läbi, alt poolt, ülevalt poolt, ükskõik kuidas see välja paistab. Tee mõnusad liikumised kehale, on igal juhul hea, kui sa igast suunast talle liikumisi annad. Väga hea. Nüüd jäta oma varbad maha, aga tõsta üks põlv natuke üles ja tule tagasi põlvega alla. Tõstad põlve üles ja tunneta, kuidas puus ka tõuseb lae poole. Ja tagasi. Ja üks pool ja teine pool. Proovi samas hoida oma rindkere avar
ja just sellises asendis, kuidas sa tahad püsti seistes oma ilusat kehahoidu hoida. Ja veel. Nii, nüüd istu kandade peale, keera varbad alt ära, mine kätega kaugele ette, toeta oma otsa esine põranda peale, pikenda oma käsi, proovi panna küünarnukid maha, pane peopesad kokku ja vii sõrmed lae poole. Hinga. Siis vii käed tagasi sirutusse, too käed ühele poole ja lükka puus teisele poole. Lase natukene venida oma küljel, oma alaseljal, puusa piirkonnal. Pane käed teisele poole. Hinga. Lükka puusa teises suunas. Too käed ette ja tule lüli haaval üles. Nüüd võid jääda sellesse samasse asendisse, nagu mina siin olen, või siis istu tooli peale, teeme ülaselga ja õlavöödet rohkem lahti, ehk tee õlgadele mõnusad ringid. Tee nii suured ringid, et sa tunned abaluid tagant kokku minemas. Ja teeme teistpidi ka, lükkad taha õlad ja veidi ettepoole. Too käed ette nii, et sa võtad küünarnuki juurest kinni, too üks käsi sirgeks, tõmba teise käega, vajuta keha lähedale ja venita oma õlavöödet. Siis too käed alt läbi, üles ja tee mõnusad suured ringid, luba oma õlavöötmel liikuda. Lähme teistpidi ringidesse. Siis pane käed selja taha, pane peopesad kokku, tõmba rinnaesine avaraks ja tee kumerselg. Uuesti hingad sisse ja hingad välja. Ja siis too käed ette, tee siit kumerus selga, lükka käed kõrgele üles, vii käed nii kaugele tahapoole, kui saad ja too suur kätering, sama veel. Hingad välja, tuled üles, suur kätering ja veel. Ja too käsi alla, kui sa istud tooli peal, pane ilusti tooli külje peale ja mine küljepainutusse ühele poole. Ja teine pool ka. Pikenda ja tee mõnus küljepainutus. Ja veel üks pool. Ja teine pool. Ja jää veel siia ühele poole, pane käsi kukla taha või siis otsaesise ette, kuidas sinul võimalik on. Keera küünarnukk natuke alla, tõmba rinnaesine avaraks ja uuesti kumerus. Ja. Nii, ükskord veel. Siruta oma käsi, tule suure kaarega uuesti üles. Lähme teisele poole. Kui sul on tool, vajuta tooli serva külge, hoia sealt kinni. Ja keerad uuesti küünarnuki alla ja rinnaesine avatuks. Hinga. Ja nii, too suur käering jälle tagasi. Mine siis uuesti põrandale istuma nii, et sa saad endal jalad ette kõverdatuna, tõmba varbad kokku ja varbad lahti. Varbad kokku ja lahti, kokku ja lahti, kokku, lahti. Hoia reite tagant kinni
Siis tõsta üks jalg, keera natukene kõhuga tuge hoides oma selga tahapoole, et sa ei vaju lihtsalt kösti läbi, vaid toeta oma kõhuga ja tee hüppeliigesest ring. Ja tee teistpidi ring. Teeme teise jalaga ka hüppeliigesest ringid ja teistpidi ka. Siis tõsta oma rinnaesine avaraks, toeta alakõhuga oma alaselga ja käsi tuleb suure kaarega ja suure kaarega tagasi. Hingad sisse ja hingad välja. Ja kummagi käega veel ühe korra. Ja mine siis mati peale selili. Kui on vaja, pane endale pea alla kõrgendus, kas väike padi või võtad rätiku, voldid selle kokku täpselt nii kõrgeks, nagu sul vaja on. Siis tõmba mõlemad jalad rinnale, venita natukene alaselga. Jäta üks jalg käte vahele, siruta teine jalg nii palju lakke, kui sa täna saad ja hakka siit vahetama. Ja hinga. Ja tunne seda, et kui sa lükkad jala sirgeks, siis jala tagumine osa hakkab venima ja võib-olla jalg täitsa sirgeks ei lähegi ja toeta oma kõhuga selga nii, et proovid jätta selja vastu matti. Jää siia hetkeks, tõsta oma lõug rinnale, toeta seda tõmmet kätega ja nüüd korraks lased käed lahti, võtad teise jala. Ja vaata, naba. Mind ei pea praegu vaatama. Veel hoia oma kaela. Hinga, las kaelalihased ka tugevnevad. Üks kord veel tõmba jalg rinnale ja langeta pea, tõmba mõlemad jalad rinna poole. Siruta jalad ja käed lakke või jalad koos ja tõmba uuesti jalad rinnale. Jäta pea maha. Siruta jalad käed, aga proovi hoida selga põranda suunas, et sul selg ei kaardu üles. Toeta kõhuga oma selga. Ja veel. Väga hea. Nüüd hoia endal jalgadest kinni, tõsta oma pea. Nüüd tõsta natukene oma saba maast lahti ja proovi, kas sa saad natukene siit kiikuda. Võib-olla sa saad hästi vähe ja võib-olla on põrand kõva, et nagu ebamugav on ka. Aga kui sa saad, siis hops, tule siia ülespoole ja kui sa ei saa, siis veereta ennast seal all. Ja veered alla ja tuled tagasi. Ja teeme veel. Üks kord veel. Tubli ja lükka oma jalad nii palju sirgeks, kui saad. Kõverda üks jalg siia ette, nii et sa saad jalad alla reia sisekülge ja mine rahulikult alla lõug rinna poole. Võta vastaskäega nii kaugelt jalast kinni, kui saad. Hinga rahulikult, luba oma seljal venida. Nüüd tõmba ennast veidikene üle sirge jala külje peale, et sa siit külje pealt saad lihased venima, võib-olla kogu selja ulatuses venib sul külg. Tuled keskele tagasi, vaata, kas saad natukene kaugemale ja tuled lülihaaval üles. Siruta teine jalg, too kõverdatuks see, mis enne oli sirutatud ees ja mine rahulikult alla ja tunneta, kas pooled on erinevad. Võtad jälle vastaskäega nii kaugelt jalast kinni, kui sina saad. Natuke ole siin, lase endal kehal harjuda asendiga hinga.
Ja siis veidi tõmbad ennast siia ees oleva jala poole, et vastaskülg saaks venituse. Ja tuled keskele tagasi ja tuled lülihaaval üles. Hästi. Ja siis võid jälle istesse minna, kas siis jääd minuga siia põrandale ja leiad endale sobiva asendi või siis istud tooli peale, et sul oleks hea teha veidikene veel õlavöötmele harjutusi. Too käed eest läbi peopesad ülespoole ja tee siit väiksed ringid ees-taha suunaga, nii et kui sa jätad käed paika, tood käed natuke ette, üles ja lähed taha ja siit lähevad need ringid. Ja tunne, kuidas käed on tugevad, kui sa tunned, et ei ole need käed nii väga tugevad, siis pane käed rusikasse. Hoia seal. Väga hea. Siis kõverda käed ja siruta. Hoia õlad all, kael pikk. Veel. Ja. Tubli, jätad käed kõverdatuks, tood ette ja taha. Tunne, kuidas sa lükkad küünarnukke taha, pooled abaluud lähevad kokku. Nii, veel mõned. Hästi, too käed veel lahti, teisid küljepainutus. Too käed mõlemad kõrvale lahti. Teine küljepainutus. Väga hea. Nüüd vii ainult kael venitusse. Võta veel käega peast kinni, et kaela pikendada. Teine õlg luba vajuda allapoole. Nüüd veidi keera nina allapoole. Ja käega tõmba just nagu peanahka. Siis tunned kaelas venitust, turjas venitust. Keera külje peale tagasi ja lähme teisele poole. Kael venitusse, võta teise käega kinni, pikenda, jälg, et sa endale haiget ei tee, aga õrnalt saad käega toetada. Teine õlg läheb allapoole, kael pikeneb. Hinga. Keera endal nina allapoole ja venita veidi turja kaela. Keerad taas külje peale lahti ja tuled üles. Too mõlemad käed ülevalt läbi, pane peopesad kokku. Veel hingad sisse ja hingad välja. Ükskord veel. Ütle iseendale aitäh ja mina ütlen sulle aitäh, et sa enda jaoks selle aja võtsid, natuke liikumist lubasid ja ma loodan, et sa tunned kehas väikest muutust võrreldes enne võimlema asumist. Ja ma soovin, et sa leiaksid need liikumisviisid ja selle mõtte endas üles, et alati ei pea liikumine, treening olema suuri pingutusi nõudev, vaid kui sa igapäevaselt järjepidevalt annad endale kas või kergemaid, lihtsamaid liikumisi, siis tasapisi need kergemad, lihtsamad liikumised muutuvad tegelikult veidi raskemaks, sest et sa tunned ennast tugevamalt, painduvamalt ja sinu jaoks muutuvad ka need samm edasi treeningud selliseks mõnusaks liikumiseks. Nii et üks samm korraga ja kui sulle minu juhendamine sobib ja meeldib, siis oled teretulnud pillepilates.ee. Vali sealt endale sobiv programm. Online treeningute programmis on kõige rohkem valikut, mitmekülgne treeningute valik ja see on kuutasu põhine, 3 päeva tasuta proovimiseks ja sa saad igal hetkel selle lõpetada. Kui sa ei taha maksekaardiga liituda kodulehel, siis saada mulle email või sõnum ja sa saad seda teha ka ülekandega või siis Stebi piletikoodiga. Ma soovin sulle mõnusat suve nautimist ja liikumist just sel viisil, nagu sulle meeldib ja järjepidevust.
mõnusat suve sulle!